On uudisteetri aeg ja stuudios Rohke Develak. Kaitseministeerium annab teada, et kaitseminister ei mune. Nagu väidetakse, vaid Eesti saadab munakriisis Ameerika Ühendriikidele appi esialgu 1000 kana ja varuosi ja järgmisel aastal veel 1000 kana. Ministeerium tegeleb igapäevaselt ja aktiivselt Eesti julgeoleku tagamisega ja hoolitseb heade liitlassuhete säilimise eest NATO juhtjõuga, märgitakse teates. Käivad läbirääkimised, et kanadele tuleks järgi lennukikandja USS Dwight Eisenhower, mille saabumine Läänemere regiooni oleks tugevaks signaaliks võimalikule agressorile, märgib ministeerium eriteates. Valitsusega annab teada, et Riigikontrolli hinnangut riigi toimimise kohta võetakse tõsiselt ja juba töötatakse välja ka lahendusi. Siseministeeriumis on valmis saanud päästevõimekuse säilitamise kava, kui maapiirkondade päästjad järk-järgult lahkuvad ühel või teisel põhjusel ja suletavate päästekomandode asendamine vabatahtlike pritsimeestega ei õnnestu vajalikus mahus, siis minnakse vabatahtlikelt pritsimeestelt üle sunniviisilistele pritsimeestele. Nimetatud ametikohti hakkavad täitma inimesed, kellele on ühe või teise väärteo eest mõistetud kasulikku tööd. Sunniviisilised pritsimehed saavad ka vastava väljaõppe ja tehnika. Samuti muutuvad sunniviisilisteks pritsimeesteks kõik elanikud, kelleni kas vabatahtlik või kuritahtlik pritsimees ei jõua ja kes seetõttu on sunniviisiliselt sunnitud oma tulekahju ise kustutama. Ka sunniviisiline perearst on tulevikus lahendus, sest on piirkondi, kuhu ükski arst vabatahtlikult ei lähe. Sunniviisilise õpetajaskonna kontseptsioon on samuti arendamisel. Eesti Vabariigi ümberkasvamine oludest lähtuvalt Eesti sunniriigiks on analüütikute hinnangul juba alanud. Ja politseiteade. Veidi pärast südaööd eile sai Tallinnas kesklinna politsei teate, et Kapa tänaval peavad ülemisel korrusel elavad meesterahvas ja naisterahvas lärmakat pidu. Lärmajad korrale kutsuma sõitnud politseinikud tuvastasid, et lisaks meesterahvale ja naisterahvale oli korteris ka tantsurahvas ja laulurahvas. Pärast uksekella helistamist lärm lõppes. Meesterahvas koos tantsurahvaga püüdis põgeneda akna kaudu. Naisterahvas peitis ennast laua alla ja laulurahvas tarvitas aga alkoholi edasi. Politseil õnnestus meesterahvas kinni pidada, kuid tantsurahvas osutas vastupanu ja murdis korterisse tagasi, kus ühines naisterahvaga, kes selleks ajaks oli laulurahvaga omakorda tülli läinud. Olukord jäi lõpuks vaikseks, alles hommikul kell 9 märkis majarahvas. Ja veel üks teade, valitsus annab teada, et lähtuvalt üldistest meeleoludest saadetakse rõõmukõne seaduse eelnõu parlamendil arutamiseks juba uue nädala alguses. Eelnõu näeb ette rõõmsa kõnelemise lubamist ja selle võimalikkuse propageerimist. Vaenukõne keelamine ilma rõõmsa kõne lubamiseta tooks kaasa olukorra, kus kõnelemine kui selline kaob üldse, sest praegu kõneletakse omavahel nii riigis kui üksikisiku tasandil peamiselt vihaselt. Rõõmukõne ei ole ka praeguste seaduste kohaselt keelatud, kuid seda praktiseeritakse harva ning kui kellelgi on midagi rõõmsat öelda, siis korraldatakse selleks lausa eraldi sündmus või tänuüritus. On inimesi, kes pole kunagi midagi rõõmustavat ütelnud või kes ei ole enda aadressil kordagi head sõna kuulnud. Rõõmukõne seaduse eesmärk on rõõmsa kõnelemise võimalikkust meelde tuletada ja samas meelde tuletada ka seda, et liiga rõõmsaks ei maksa ka minna, sest see võib lõppeda ahistamissüüdistusega. Eetris oli